Üks Iraani kõrgetest juhtidest põgeneb Teheranist ja ilmub Venemaale, et otsida Vladimir Putiniga lahendust, samal ajal kui Ameerika Ühendriikide mereblokaad edeneb. Abbas Araghchi, Iraani välisministri reis paljastab sel kolmapäeval 2026. aasta 29. aprillil kriisi, mida režiim on aastaid üritanud varjata. Iraan on väljaspoolt surve all seesmiselt hirmul ega suuda enam üksi hoida üleval vastupanu kuvandit, mida ta maailmale on müünud. Ja selle visiidi käigus Iraani juhi ja Putini vahel avalikuks tulnud paljastused näitavad islami revolutsioonilise kaardiväe jaoks ränka tegelikkust, kes on tänaseks Iraanis täielikult võimu enda kätte haaranud. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Miltson Alvese. 10 aastate jooksul väitis Islamivabariik, et ei sõltu kellestki. Režiim rajas oma identiteedi iseseisvusele, vastupanu majandusele ja ideele, et suudab vastu seista igasugusele välisele survele. Kuid sõda, Ameerika blokaad ja surve Hormuzi väinas muutsid olukorda. Nüüd, kui laevad seisavad paigal, eksport peatub ja protestide oht kasvab, kiirustas üks Teherani peamisi tegelasi Moskvasse. Reis toimus kohe pärast seda, kui Trump väitis, et Iraan olevat teatanud, et on kokkuvarisemise seisundis ja soovib Hormuzi väina võimalikult kiiresti avada. See avaldus tabas kriisi tuuma. Kui Teheran palub leevendust merel, siis sellepärast, et mereväe surve pole enam ainult ähvardus, vaid on muutunud reaalseks kahjustuseks. Alates 13. aprillist piirab Ameerika Ühendriikide blokaad Iraaniga seotud kaupade väljavedu ja vähendab režiimi majanduslikku hingamisruumi. Otsustav punkt on see, et blokaad ei takista kogu liiklust Pärsia lahes. Paljud laevad ületavad endiselt Hormuzi väina. Probleem tekib hiljem. Laevad, mis laadivad Iraani sadamates, võivad küll ületada väina ja jõuda Omaani lahte, kuid enne Araabia merele suundumist ja ostjateni jõudmist satuvad nad Ameerika survejoonele. Ehk siis Hormuzi ületamine ei tähenda blokaadist ülessaamist. Seetõttu kaotab Iraani propaganda mõju. Kui Teheran näitab laevu väina ületamas, üritab ta võita, aga kui nafta ei jõua kliendini, siis sellest raha ei tule. Kui laev jääb seisma, muutub last probleemiks. Merel ei seisne võit sadamast väljumises, vaid selles, et suudetakse müüa, kohale toimetada ja raha kätte saada. Surve mõjutab majandust kahest küljest. Esiteks lakkab raha sisse tulemast, sest nafta ja teised tooted ei liigu enam nagu varem. Teiseks, muutub oluliste kaupade import raskemaks, sealhulgas toiduained, varuosad ja tööstuskaubad. Majandusele, mida on juba karistanud sanktsioonid, inflatsioon ja tööpuudus, mõjuks see surve režiimile iga päev laastavalt. Iraanis endas on suurim hirm tänavatel. Levivad teated, et riigi kõrgem julgeolekunõukogu arutas uute protestide ohtu. Hoiatus tuli väidetavalt sisemistest raportitest, mis käsitlesid hinnatõusu, tööpuudust ja kahjusid naftakeemia sektoris ja terasesektoris. Lisaks majandustegevuse langusele kõige karmim hinnang on, et protestid oleksid vältimatud. Küsimus on vaid selles, millal need tagasi tulevad. See seletabki kiire loomulisust. Ameerika blokaad ei mõjuta ainult laevu ja sadamaid. See ohustab Teherani poliitilist stabiilsust. Režiim teab, et kui elanikkond kaotab sissetuleku, töö ja usalduse, võib majanduskriis muutuda võimukriisiks. Seetõttu ei tundu Araghchi reis Venemaale tavalise diplomaatiana. See näib olevat ajavõitmise katse enne, kui välissurve muutub sisemiseks mässuks. Interneti katkestus näitab seda hirmu veelgi enam. Iraan on juba üle 60 päeva hoidnud ühendusele rangeid piiranguid. Uudiste tsiteeritud andmete kohaselt on 99,9% iraanlastest ilma tavapärase internetiühenduseta. See jätab üle 90 miljoni inimese maailmast isoleerituks. Eesmärk on takistada kriisi organiseerimist ja avalikustamist, kuid see meede mõjutab ka veebitöötajaid, väikeettevõtteid ja eraettevõtteid, ohustades üle 102 miljoni inimese sissetulekut või töökohta. Suletud internetist on saanud poliitiline ülestunnistus. Teheran ei karda ainult Washingtoni, Iisraeli ega Ameerika laevu. Teheran kardab iraanlasi, kes on omavahel ühendatud.
kui rahvas hakkab taas rääkima, proteste korraldama ja maailmale pilte näitama, võib režiim sattuda surve alla, mida on raske ohjeldada. Kes tunneb end turvaliselt, ei pea miljoneid inimesi nii kaua vaigistama. Just selles olukorras lahkus Aragidze Teheranist ja suundus Peterburi. Iraani diplomatia püüdis meeleheite tõlgendust eitada ja kinnitas, et nende esindajad ei läinud Venemaale almust paluma. Aga see lause tõmbas rohkem tähelepanu, kui kasu tõi. Kui valitsus peab ütlema, et ta ei janu, siis on nõrkuse kuvand juba kinnistunud. Kohtumine Putiniga kestis umbes 2 tundi ja toimus suletud uste taga. Vene julgeolekuametnike kohalolek viitas sellele, et kohtumisel arutati tõenäoliselt blokaadi, sõda, mereteid, uue eskalatsiooniohtu ja võimalikke toetusviise juhuks, kui konflikt peaks taas süvenema. Avalikult räägiti siiski vaid partnerlusest ja poliitilisest toetusest, kuid mitte millestki, mis blokaadi murraks. Just siin tekibki tunne, et Venemaa on reetnud. Iraan aitas Moskvat Ukraina sõjas Shahedi droonide, sõjatehnoloogia, tehnilise toe ja nende seadmete tootmise taristu loomisega Venemaa territooriumil. Kui Putin vajas abi, andis Teheran Venemaale vahendeid, mis aitasid säilitada kaugele ulatuvaid ja odavaid rünnakuid. Nüüd, kui Iraan abi vajab, kaalub Moskva iga sammu hoolikalt. Venemaa saab aidata luure, satelliitide, teabe ja retoorikaga. Aga see ei ole sama, mis astuda vastu USA mereväele Omaani lahes. Putin on omaenda sõjas kinni. Ta seisab silmitsi sanktsioonide, rünnakutega Venemaa taristu vastu ja sõjalise survega Euroopas. Ta ei paista olevat valmis avama uut otsest rinnet, et päästa Teherani. Moskva võtab vastu Iraani välisministri, poseerib fotodel ja räägib toetamisest. Aga ta ei eskordi Iraani naftatankereid, ei murra läbi Ameerika joont ega paku kohest lahendust. Liitlane pole Teherani hüljanud, kuid pole ka probleemi lahendanud. Režiimi jaoks, mis on palju panustanud partnerlusele Venemaaga, on see piirang mõru maitsega. Samal ajal käib Iraani naftal võidujooks ajaga. Energeetikasektori andmefirma Kapler hindas, et Iraanil oleks kasutamata hoiuruumi veel umbes 12 kuni 22 päeva jagu. Täpset arvu ei teata, sest Teheran ei avalda tavaliselt oma tegelikke andmeid. Ebakindlus suurendab veel üks tegur, Iraani kõrgeim juhtkond. Uus juht ei ole veel avalikkuse ette veenvalt ilmunud. See puudumine mõjub keset kriisi raskelt. Tugev valitsus näitab juhtimist, surve all olev valitsus jätab küsimused õhku. Rubio märkis ka, et Iraan on sisemiselt lõhestunud. Ühel pool on kõva liini pooldajad, kes mõistavad toimiva majanduse vajadust, ja teisel pool kõva liini pooldajad, keda juhib puhas ideoloogia. See lõhe muudab iga kokkuleppe aeglasemaks, segasemaks ja ohtlikumaks. Lõppkokkuvõttes näitab Arachi reis Venemaale režiimi ellujäämisvõitlust. Iraan üritas näidata, et peab vastu, kuid otsib nüüd abi. Ta üritas Hormuzi väinaga ähvardada, kuid palub nüüd avatust. Ta lootis Putinile, kuid sai piiratud abi. Ta üritas oma rahvast vaigistada, kuid kahjustas oma majandust. Iraan ei läinud Moskvasse jõupositsioonilt. Ta läks, sest vajab väljapääsu. Teheran räägib endiselt vastupanust, kuid tema sammud näitavad, et režiim püüab võita enne, kui blokaad, rahapuudus ja tänavaprotestid arve esitab. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.